Õnnitlused tänase mängu võidu puhul. Mis võis olla tänase mängu võti? Ei oska öelda, mis see võti oli. Keskmine tase on lihtsalt parem, see on võti. Vaatasime, et peale esimest poolaega olid nad veel enam-vähem kannul. Noh, meie võistkond on tugevam, meie pink on pikem, meie tase on ühtlasem, see otsustab. Aga mis üldse tänases mängus läks hästi, mis halvasti? Ei midagi erilist, hall argipäev. Aga kuidas tänavusel hooajal meeskonna eesmärgid on? Ei ole erilisi eesmärke, kui oled nii kaua korvpalli sees on, siis minu jaoks on olulisem see, kui mõnest mängumehest saab mängija suures mängus, kui see, et siin noorte mängudes kedagi võita siin 10 või 20 punktiga. Et meil on mõned kujud ja me töötame nende nimel, et nad jõuaks suuremasse mängu. Millises seisus on noorte korvpall üldse siin Tartus? Tartus on noorte korvpall väga kummalises seisus, kuna meil on Tartus 4 klubi, kes tegelevad poiste korvpalliga. Viimati ühise laua taga me istusime 5 aastat tagasi. Nii et igaüks ajab oma rida ja Tartu asja ja Eesti asja kokkuvõttes ei aeta. Et see on nagu reaalne seis tänasel päeval. Mida saaks parandada? Parandada saaks palju asju. Mind nagu riivab see, et Tartu esindusmeeskond, keda toetab linn, keda toetavad maksumaksjad, et need lapsed, kes on Rocki hingekirjas, nendel on võimalus tasuta vaadata suurt korvpalli, teiste klubide lapsed peavad pileti ostma. Ma sooviks, et see oleks kõigile Tartu korvpallilastele tasuta.